Tere hommikust! Jõudsime Lätti unetu ööga, mersu probleemidega, suurelist kõrvaldatud vigadega. 100 kilti veel Daugavpilsi minna ja kella 3 hakkab trenn ja vaatame, kuidas see unetus meile täna vastu hakkab. Tuleb ise kohale sõitma, ei ole midagi teha. On nii või? Ikka ise lähme kohale, kuidas me muidu lähme? Alustuseks eile oleks võinud startida. Jõudsime Pärnusse ja siis jõudsime veel edasi, siis mõtlesin okei, et väss on peal, tõmbasin Häädemeestest Sirklisse sisse ja tegin 2 tundi ja siis härrad said ka lõpuks Tallinnast liikuma. Ja siis Riias tegin veel pool tundi pausi, siis nad said mind lõpuks kätte. Ja nüüd me oleme kõik koos siin 3 Mersuga ja 1 BMW-ga. Tõotab tulla huvitav päev. Õhtul lähme äkki puhkama ka veits ja homme registreerime hommikul ja trenni ja kvalli ja siis pühapäeval juba top 32 ja siis top 8 ja 4 ja nii edasi. Rehv on niimoodi kaasas. Rehv on küll hull. No, ega me ei tea ka ju, vaata, me sõitsime eelmine aasta ju 2-0 Mersuga, oli 2 paari tutikaid ja 1 kulund ja... Meil oligi vist 3 paari jäänud kaasas. No kui me käisime 2 autoga ka, kahekesti 2 autoga. Nüüd me oleme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 käisi ja 3 autoga lausa. Aga ma ei tea, mis värk selle Lätiga on, aga mul hakkas ka parem esirehv lekkima, nagu eelmine kord läksime, siis Volvo läks ees. Aga silikoniga uus kruvi sisse ja läheb jälle. Jaa, silikoni on jagutud. Egas midagi, noh. Käiks see mees autosse ja viimased 100 kilti ja on boksi üles ja muuli pidi kohta hoidma, juba rääksin korra. Ja siis vaatasime hommiku, et registreerinud oli meie arvutuste kohaselt 78, kui neid koha peal juurde ei tule. Nagu Läti ikka, palju võistlejaid ja top 32 ja tandem X ja seekord võiks ikkagi top 32 ja sinna ülespoole. Ilma X-ita võiks olla selge. Jah, suurelist on põhi jälle. Nüüd tõhjana on tagasi hoidnud. Pedonipauku ka vaja ja siin Kirilli eessõidus tuli ikka lõpuni hoida, vaatasin, läheb, mõtlesin, mis me ikka maha laseme. Pepo on veel kõveram, kui ta enne oli. Natuke see on paika, et siit poolt tegelikult on luuk ilus, aga kui sa siit niimoodi lähed, et vastas, oi, näpud pagasis. Jõuga alla tõmmata, siis võib-olla saab. Aga ei, siit on ilus. Paar kriimu ja üks Karl käis ukse peal kriipimas mind ja siis siin on ka natuke kriipinud, ise natuke käisin ukse all ja peksa on saanud see BMW see aasta. Aga ei, võiduka lõpuni ja praegu on juba 10. kohal olen ja siis teised on natuke tagapool, aga küllalt ka seal tõused. Lihtsalt Lätist tuleb sinna top 32 saada, siis punkte ka muidu on nagu suht mannetu, kui sa sõidad Läti Daugavpilsi, siis saad 0,1 punkti. Käisid kohal. Ei, 0,1 punkti saadki, siis tuled tagasi. Oled jumala häppi. Ei, aga tase on ju kõrge selles suhtes, et eelmine aasta ma sain Mersuga äkki 58 punkti ja ma jäin 71-ks. Raik sai 64 või 65 punkti ja jäi 64-ndaks, et tase on kõrge, aga see aasta on teine rada, nii et pikem, rehvi läheb kindlasti rohkem. Eelmine aasta jäi vist täpselt välja. Aga noh, see aasta on jõudu ka, vaatame. Võtsime siin vähe kõrgemad 17-sed kaasa, et võiks rohkem grippida. Mis see tegi? Midagi ei teinud. Mis ikka? Kasime kõik autodesse ja paneme see soti lõpuni ja näeme juba Daugavpilsis. Nagu antiseptik kenekale. Esimene faas on läbi.
rannavoolu, vaata, langeb aina. Kohe peksame jälle känekat ja... Oh! Ma olen ainult 70 kilti minna, no vea välja nüüd. Hakkab peams! Hea. Aimi. Kohale ja kohe remontime. Jõudsime nüüd lõpuks siia Taugopilsi kohale. Geneka laadungiga, väikeste hilinemistega, aga täpselt õigel ajal. Ja nüüd panime ennast siia muru peale mattidega paika ja vaatame. 20 minuti pärast saab kolmas grupp sõitma minna, ehk siis meie Raigiga. Seal oli rohkem Eestis, esimeses grupis olid ainult minu just lätlased. Teine grupp aega sõidab. Täna on trennipäev. Kohe vaatame, minust oli isegi 2 trenni. Peaks saama palju sõita. Nii, jah, 2 trenni on. Kella 15.00 kuni 15.45 ja siis on 17.15 kuni 18.00 meie trennid. Ehk siis 2 korda 45 minutit trenni ja homme peaks ka trenni veel olema ja siis peaks olema kvallid ja pühapäeval on siis põhipäev, kui kvaliste punktid kätte ja siis on tandem ja top 32 ja tandem X ja siis pühapäeval õhtul sõidame ilusti koju ja teisest hommikul lähme jälle tööle ja loodame, et siis väga hilja ei jõua. No, aga selles suhtes, kui poodiumile tuleb, siis on 19.30 garanteeritud, et siis peale seda veel 8 tundi sõita hommikul. Ei, vaatame. Auto on praegu ilusti korras ja kontrollisime asjad ära ja igaks juhuks siin võtsime lisajõutus ka kaasa. Et on titi-miti. Vaatame, kuidas esimesed ringid minema hakkavad. Praegu oli see, et 4 või 5 venda on velje peal tagasi tulnud, kuna rada on nii pampi ja lasevad rehvirõu maha ja siis nagu minul Suurhallis vist, ma ei tea, mis seal juhtus küll, aga rehv tuleb velje küljest lahti. Nüüd enam need rehvid võtsin kõrgemad, et need ei ole enam stretsis. Ei tea, loodame, et ei juhtu sihukest asju, ei taha küll velje peal sõita. Teised on täpselt sirged. Loodame, läheb hästi. Proovime.
Tšau! Jõudsime nüüd linna peale, paraadile. Kaukaubel siis on siuke värk. Eelmine aasta oli ka. Eelmine aasta oli kohalik paraad. Sellepärast, et ei saanud politsei eskordida, aga see aasta tehti ilma eskordita. Aga Kaugavälisi kesklinnas sõidipillid, kellel olid ülevaatuskindlustus või tahtsid riskida, tulid siia kõik ühes järjekorras. Nüüd näitame rahvale, mis pillid on. Huvitav ühesõnaga. Rahvast on. Tulime mõlema autoga, ei hakanud ainult Mersuga tulema. Meile tegime kindlustuse ja suunad olesid küll ei olnud, aga BMW niikuinii suunda ei näita. Ja siin me oleme. Ma ei tea, kaua me siin oleme, aga peale seda sööma ja puhkama ja homme kvalli ja trennid sujusid hästi. 17 talli kerib väga hästi, grippi on ja kiirust on ka. Loodame, et hommene päev läheb hästi. Raigel oli ka enam-vähem. No ta on veid, siuke lõpp on imelik, aga muud midagi. Hoiame kursis, teeme siin tiirud peale, siis teisi pillid. Teine päev läheb. Käisime eile paraadil ja linna vahel oli päris huvitav sõita. Reino käis enda pilliga linna vahel ja väga hea oli. Aga jah, täna nüüd on 2 treeniringi ja siis hakkavad kvalifikatsioonid. Võiks ikka sinna top 32 jõuda. Praegu jälgisime siin teisi sõitjaid ka, mida nad teevad. Ja paar probleemi kohta, mis eile olid, need on nagu ära lahendatud. Vaatame nüüd, kas sõidus ka välja tuleb see, mis mõttes on, aga me üritame täiega. Tehniliselt me oleme läbitud. Mingit probleeme pole olnud praegu. Eile hommikul oli Geneka remont. Geneka sain korda, siis vaatasin, ventikas ei tööta. Siis oli ventika relee ja nupp oli maha põlenud. See on ka nüüd korras. Loodan, et nende probleemidega see asi piirdub. Aga nüüd läksid tutikad rehvid alla ja vaatame, kuidas minema hakkab. Eile tundus päris libe, aga äkki nüüd saab rohkem grippi ja kiirust. Või siis läheb halvemaks või paremaks. Eks see peale esimest ringi selgub. Selge. Vajame kõva.
Hea küll. Proovi korra käima panna. Siin Kallab selle ära lihtsalt ja paneb. Ja ei, Tandem X-is siis esimene vastane Hannes sai ületatud, ta oli lätlane, kiire turbakas, sai ka ületatud. Nüüd top 8 läheme Martiniga kokku, oleks tahtnud küll top 4-ga, siis peame siin top 8-le oma madina ära tegema. Ta on ka esimest korda Martiniga sõit. Nad teevad ka videovõtteid. Oleks võid ikka top 4 olla ju. Liiga vara läheb kokku. Üks eestlane peab koju minema siit. Kes see on? Vaatame. Tahame ka esimest korda. Meil teevad raja peal asjad selgelt.
Lasin liiga palju jaaskanoolilt. Mõtlesin saab jõust järgi. Ja läks ära. Jänesõit oli siit ilus. Ja nüüd tuleb lõpuni need lätlased ära võtta. Nüüd ei ole midagi. Päris hea tegelikult. Proovi. Käisime Martiniga top 8 sõitmas esimest korda. Martin lasi liiga kaua rollil krutti lüütas ja siis läks eespinina. Just lootsin, et saame ilusat sõidut teha. Aga nüüd top 4 sees, vaatame. Ühtegi eestlast rohkem pole, ma pean Eesti au kõrgel hoidma. Aga vaatame. Pill läheb küll väga soojaks, vaikselt tiksub ka, aga loodame, et võidab juhust, kõik läheb hästi. Võib läheb sooja. Sooja. Otse aju. Üks venda vaja veel ära võtta. Cik dramatisks fināla brauciens mums top 32. Reino Kolk izskatījās, ka darīt ko varēja. Ciros tieši tāpatās, bet sagaidīsim oficiālo tiesas lēmumu. Kurš izcīnīs uzvarējām? Reino Kolk, Uģis Jurovs, top 32 finālisti. Un tūliņ uzzināsim, kurš no šiem abiem kāps uz otrpēc tā augstākā pakāpiena. Vai tas būs Reino Kolk, vai tas būs Uģis Jurovs? Tiesnešiem izskatās, ka vēl neliela apspriedība par šo. Un,
gaidām tiesnešu vērtējumu. No, üks poodium on käes, teine koht on käes. Härra puksis mul ukse peal valge korsa, kleepsu puksis mustaks ära. Korsa muutus värvi. Ņemot vērā, cik ilgi viņi skatās, tad es tiešām nebūtu pārsteigts par to, ja mums beigās būtu pārbrauciens. Un izaucās īstenībā uzvaru! So the winner is Luke Kudos, Renault Colt, second place. Jälle Läti. Lükatakse sirgeks ära ja siis loetakse sinu veaks ka kogu see asi. Juba reaalne. Kārtējo reizi jāapsaka visiem labdien, tikko ir ieradušies, dāmas un господа, всем привет, напомню. Сегодня очень важный день и погода именно для вас, потому что... Давай Simons reizi, jo Freitīgas Aurāla jau ir 10. reizi pēc kārtas lielais drīps. Тут могут звучать большие аплодисменты, потому что Фигура Daugavpils фактически одно целое. Следующий план, если туда спросит Daugavpils, мы делаем дальше. Сейчас у нас тренируемся на наших гонщиков и 13 с копейками 13 вас делают официальное открытие. Võidumärki ka räägime. Nonii, vaatame nüüd Eesti poiste top 32 jõudmist siin 2 tükki on, 3 on juba top 16 sees. Enda sõidud said läbi, autoga läks veits soojaks, aga pidasime vastu. Muuli käest saime kõvasti rehve ja ma ütlen ära, et jäime teiseks. Aga karma ei saa pitsi ja vastasel, kes võitis meid finaalis, oli keevitatud käemikud, mida ei tohi olla ja tänu sellele anti võit meile. Nii et ei ole küll õige 32 esikoht, aga Tandem X esikoht on käes. Nii et eelmine suur oli top 4 ja nüüd Tandem X esimene koht. Nüüd tuleb sinna top 32 esimese koha poole püüelda. Või noh, kõigepealt üks top 32 saada, et kvall läks eile pekki ja ma ütlesin ka, et kõigi uksed sõidan sisse. Ja tegin ära. Lubasin, pidasin, võitsin. Nüüd on meil veel 4-5 tundi ootamist, siis saame karika ja siis hakkame kodu poole sõitma. Aga senikaua lähme hoiame Eesti poisid külmana peale sõita. Sul vesi on praegu. Võid samel pärast. Saab ikka. Meil on destilleeritud etvist või see vana kanku, see on puhas vesi. Pollis on Eesti vesi. Eriti hea. Kallim kraam. Teelid maha jaotada sama probleemid nagu meie autol. Seda nagu varemgi nähtasin neid autoparandamised, kas sa oled nagu mehaanik? Ma võin kõige mehaanik olla. Peaasi, et Eesti poisid poodiumile tulevad, muu ei huvitse. Vahedan, sul on ka parema vaata. Selleks saada. Paani juba kinni. Said kinni või? Jah. Tuli täitsa lahti. Keegi annab putreid. Ja annab. Pane vaikse.
ei midagi ei tea, seal on midagi väga putsis. Tuleb juurde. Midagi on raadis, näkib julmal. Ei see ei aida. Ühe saime kinni ja kuskilt on veel. See kuseb täiesti. Ja jookseb sul kohe minutiga tühjad. Ei jõua. Vaat üle, kas äkki näeb, kus on, äkki näeme. Selle korval. Sama vereline liider, mis kolde all on. Sellest said kinni. Jaa, aga ta on katki. No vooliku. Jaa, ta on kahe koha pealt lõhki. Vooliku katki. Voolikul on 2 suurt auku sees. Ei pidanud pingele vastu. Sõnu ja Kristjan Järve, et ma lubasin ta üle pritsida või mitte viia talle, aga mõtlesime, et pritsime. Saab muidu seisab seal oma karika ja sellega teeb ikka natuke pulli ka. Vaadake, Järve on nii morn seal praegu. Järve! Vaata siia! Ei vaata. Ma ei viitsi. Päike paistab silma, ma ei saa. Ma koju ka veel sõita täna. Nüüd hakkab mingi ving pihta. Täna saab šampusena ka teha ju. So best street qualifying, Kristjan Järve, please come to the podium. Kristjan! Yes. Hop, hop, hop. So big applause, best qualifying in street from 77 drivers, Kristjan Järve! Reino Rais! Let's go! Tāds viņš arī brauks mājās droši vien. Nekāda problēma. Paldies, Ejam, Jā, ejam tālāk. Un, protams, mums bija arī semi-pro ieskaita un labākā kvalifikācija semi-pro klasē Jānis F1 Street X from Estonia. Give it up, Reino Kohl! Aizcīnījās līdz finālam un beigās arī pirmā pozīcija igauņu drifterim. Nu, es domāju, ka godīgs sadalījums, 1 igauns, 2 latviešu godu piedestāli. Es domāju, ka mēs to varam paņemt pretī šādā sastāvā. Nu, ļoti solīdi. Atļauj. Super! Milzīgi aplausi! Big applause, Top 32X! Izcili! Ļoti, manuprāt, laba laistīšanās šeit sanāca mūsu LV, jeb Latvijas Street X tandēma dalībniekiem. Võta ka midagi. Jā, ko mēs vēl tālāk? Ma ei näe mitte midagi. Jā, Latvijas Street Top 32, kopējo Street ieskaiti. Sä arvat, ma ei saa tosooli vai? Labākie šodien saliksim pauzes, neskriesim notikumiem pa priekšu. Un, protams, es ceru, ka sagaidīsim ar viskaļākajiem aplausiem visu pirmo trīnieku. Treilal saab õli ära vahetada ju. Aga mõtle, sa vähemalt saan klaasipis vedeliku. Mis see? See on tosool ju? Esam salikuši. On jah? Ei on klaasipis vedeliku. Tahad seda välja teha? Arī mikrofons tomēr ir noguris un beidza savu darbību. Tālāk, tāda trešā pozīcija šodien Latvijas Streetā. Ar skaļiem aplausiem Armāns! Es domāju, ka priecīgs un smaidīgs par šo sasniegumu. Un, protams, nu tagad ar skaļākajiem aplausiem šīs dienas Daugavpils Drift festivāla Street klases garāžis asju hakata lahti keerama. Praegu pole kuulda midagi. Ei ole isegi narra.
No nii, Kaugapelis läbi, top 32 ei saanud, langesime Street X-i. Ja peale eilseid halvasid kvalli tulemusi ütlesin, et ma sõidan kõigil uksed maha. Ja nii ma ka tegin, sõitsin kõigil uksed maha. Esimese koha teime ära, siis sõitsin kõigil uksed. Tegelikult oli nii, ma jäin teiseks. Aga see, kes võitis, lätlane, tuli välja, et tehniline läks kontrollima, et tal oli keevitatud käelmikud, mida ei tohi olla. Ja sai disklahvi ja siis võit sai ikkagi meile. Tegelikult me olime päris närvistanud selle, et me teiseks jäime, kuna kohtunikud otsisid kõik meie vead üles, kus me tegime. Et vastane tegi kõik õieti ja lõikas sisse, sõitis mulle sisse ja tema tegi kõik õieti, aga meie eksisime kogu aega. Et lõpp ja kõik ja karikas käes ja nüüd hakkame kodupoole marssima. 500 kilomeetrit ja mingi 7-8 tundi sõitu. Öösel 2-3 oleme äkki, kui palju pausi ei tee, oleme kodus. Ja siis juba 6 aja pärast pikemniki, sama teema. Aga siis, kuna siin juba see Street X-i võeti ära, et siis tuleb top 32 sama teha, poodiumini välja. Nii et kvalli tuleb hästi sõita. Aga me oleme ikkagi Lätis, nii et vaatame seda asja. Järgmiste karikateni. Kuidas Rahigil ikka läks, jälle tegi mulle kvallis ära ja? Jah, ma ei tea kuidas, aga ühe punktiga. Võib-olla see inisemine andis juurde natukene siis. Aga no mis seal ikka, jõudsime siia, siis parandasime keneka ära, tegime keneka korda, siis tegime ventika korda, sinna läks esimene trein projekt. Teises trennis, mis juhtus teises trennis. Teise trenni vist sain ära sõidetud. Siis katsetasime rehve ja asja ja siis sai ka kuidagi üks ringi ja millegi pealt puud, ma isegi mäleta enam miks, aga jah, siis tuli laupäeva hommikused trennid, sai midagi sõita, siis läksin teisele ringile vist ja siis läks veovõll. Jah, veovõlli sisemine ots, veovõll pooleks ei läinud. Esimest korda juhtus midagi veovõlliga, aga jah, õnneks Annesel oli kaasas, mul ununes kiiruga maha ja vahetasime selle kähku ära, siis läksime trenni tagasi ja siis tegime need asjad ära, siis nagu trennid tegelikult tulid päris hästi, aga jällegi kvallis kuidagi natukene ei olnud nii hea, kui oleks tahtnud. Nagu jah, ja siis see päev sai läbi, siis hakkas tänane päev. Tänase päeva esimene tandem oli Karliga, Karl Driftiga ja siis oligi, kuidas see oli, esimeses ringis kohe viimases kurvis tuli kütusevoolik lahti. Klamber siis andis saba seal kütusefiltri juures, kütust hakkas välja jooksma ja auto suri keset kurvi välja. Nii et sinna läks tandemi sõit ja sealt edasi ei jõudnud, kuigi need 2-3 ringi, mis ma hommikul teha sain, need olid täpselt niimoodi, ma tulin tühja mõttega peale, et proovin, mis tuleb ja hoiame peal ja joon tuli ja kõik sõit tuli väga hästi välja, aga jällegi see nädalavahetus on tehnilised probleemid on olnud väga tugevalt esindatud. Et terve tee siia peksime kirvega kenekat, et üldse kenekas läheks nii palju, et mootor töötaks ja see oli umbes niimoodi iga 70 kilomeetri tagant, aga lõpuks panime VD40 ka veel keneka, uputasime üle ja siis peksime kirvega tööle. Ja, et koputas need harjad vastu õiget kohta ära ja siis hakkas tööle ja siis kestis enam-vähem peaaegu lõpuni välja. Jõudsime Taugapilsi, siis ostsime kohe uued kenekaharjad ja siis õnneks oli 2 tagavara kenekat kaasas, millest üks sai siis elustatud, et see kenekas, mis peal oli, see oli täitsa läbi. Ja mis veel siis? Samal ajal teised tiimikaaslased hakkasid Palangalt tagasi tulema. Ma ei mäleta, kus linnas nad olid, aga iga... Davai! Ja siis nemad hakkasid sealt tagasi tulema, jõudsid 5 minutit sõita ja siis neile sõitis E46 külje pealt niimoodi sisse, et esiratas ja amort ja kõik asjad läksid 2018 aasta BEM-il katki niimoodi, et ta pidi sinna BMW esindusse enda BEM-i jätma ja seal öeldi ka, et umbes 6 aega miinimum, aga ta võib umbes arvestada, et ta võib talverehvid kaasa juba võtta, et kui autole järgi läheb, nii et võtsid Bolt Drive'i, tulid siia, sõitsid siia. Nüüd, mis edasi saab? Edasi saab see, et sõidame Riiga, paneme selle Bolti ära,
siit ühelt väga tublilt mehelt saime Romulas tagaistme, mida sees ei olnud, et siis nemad panevad Bolti auto seal Riias ära ja siis tulevad edasi siia minu takso peale ja lähme edasi. Ja siis loodame, et saab ikka rahulikult ühe soojaga ära lasta niimoodi, et nagu ainult kütust paneme ja ongi kõik. Aga keegi ei tea, mis seal ees oodata võib, nii et selles suhtes, et Anne seal siia sõites kukkus tagasilda alt ära, et ei teagi. Aga noh, vaatame siis, kuidas läheb. Mina ütlen like ja Raik ütleb share ja siis ongi komment ka ja jälgige meid ikka YouTube'is kõvasti ja näeme juba järgmistel Läti võistlustel. Raik, räägi rahvale, et vaatame, et sul Mersu siin rohelise sõit käib, aga mis su bussiga üldse? Buss, ma ei tea. Mootori alt lekib diislit, mis tuleb mootori pealt. Ma arvan, et kui siia tulles tahtis roheline Mersu tähelepanu, siis nüüd tahab see buss tähelepanu. Anname talle selle tähelepanu. Loodame, et ainult korraks on tähelepanu. No õnneks selle pikk maha sõita ja... Ei, õnneks me oleme peaaegu kodus juba. 100 kilt oleme sõitnud. Oe. Piduritarva, et tuleb. Toagi külge. Piduritarva? Jaa. Paaki sisse sulanda? Jaa. Ma ei teagi, mis see loogiline lahendus oleks. Risto, kuule. Ikka kuulen sind. See teine Risto. Sa tead jumala hästi, kuidas tagant see sumpa lahti käib. Lõikad on ka? No Raik, No. kas sul ei saa teid kisu täis või? Isu on piiramatu. Raik hakkab soobistuma, tuleb ka siin võistlustel ja hakkab remonti. Kui sa võistlustad minevi, jälle see remonti. Tead, ma arvan, et see on kõik selle pärast, et Soop sinust seal tabelis ettepoole. See on kõik selle pärast. Tanner on see. Kes on see? Mina enam ei oska midagi öelda. Ma loodan, et see kruvi paaki lahendab kütuselekke probleemi. See oleks nagu selline asi, mida ma julgeks rääkidagi kellegagi. Nii? Ja nüüd proovi sumpat sinna poole saada.